44. peatükk. Jordani ületamine. Iisraellased leinasid sügavalt oma lahkunud juhti ning pidasid 30 päeva erilist mälestuspüha. Alles nüüd, kui ta oli neilt ära võetud, mõistsid nad täielikumalt tema tarkade nõuannete väärtust, isalikku õrnust ja vankumatut usku. Uudselt ja sügavama hinnanguga meenutasid nad tema poolt antud väärtuslikke õpetusi. Mooses oli surnud, kuid tema mõju ei surnud koos temaga. See elas edasi rahva südames. Moosese püha ja omakasu püüdmatu elu mälestuse üle pidi mõtiskletama kaua ning see pidi vormima vaikselt, kuid veenvalt nende elu, kes tema eluajal ta sõnust ei hoolinud. Nii nagu loojuva päikese kuma kuldab mäetippe veel kaua pärast seda, kui päike on juba mäekühmude taha vajunud, nii valgustab rikkumatute, pühade ja heade inimeste tegevus maailma veel kaua pärast seda, kui nad ise on lahkunud. Nende tegevus, sõnad ja eeskuju elavad igavesti. Igaveseks mälestuseks jääb õige. Laul 112:6. Ehkki rahvalein kaotuse pärast oli suur, teadsid nad, et Jumal polnud jätnud neid üksi. Pühamu kohal oli endiselt päeviti pilvesammas ning öösiti tulesammas, kinnitades, et Jumal juhib ja aitab neid edaspidigi, kui nad tema käskudele kuuletuvad. Nüüd tunnistati Iisraeli juhiks Joosua. Ta oli pälvinud au peamiselt sõjamehena ning tema võimed ja voorused olid eriti väärtuslikud rahva ajaloo sel perioodil. Ta oli vapper, otsusekindel, püsiv ja tarmukas, äraostmatu ning vaba isekatest huvidest tema hoolde usaldatud inimeste eest seismisel. Ennekõike aga innustas teda elav usk Jumalasse. Selline oli mees, keda Jumal oli valinud juhtima Iisraeli tõotatud maale. Kõrberännaku ajal oli ta tegutsenud Moosese lähima võimutäiturina, kelle tagasihoidlik vaikne ustavus oli osutunud vankumatuks siis, kui teised lõid kõhklema. Ta seisis kindlameelselt tõe eest ohtlikel aegadel. Selliselt tõendas ta oma sobivust Moosese järglasena juba enne, kui Jumal teda sellesse ametisse kutsus. Joosua oli mõelnud eelseisvale tööle suure murega ning ennast usaldamata, kuid tema kartused kõrvaldas Jumala kinnitus. Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin neile anda. Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, ma annan teile, nagu ma Moosesele olen ütelnud. Maa, mille nad pidid saama endale, ulatus kauguses paistvate Liibanoni mägedeni, läänes Suure mere kallasteni ning Eufrati voogudeni kaugel idas. Selle tõotusega liitus üleskutse. Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järele, mille mu sulane Mooses sulle andis. Issand jätkas. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule. Siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Iisraellased olid ikka veel leeris Jordani idakaldal. Jordan oli nende esimeseks tõkkeks Kaanani hõivamisel. Nüüd võta kätte, oli Jumal kõigepealt Joosuale öelnud. Mine üle selle Jordani, sina ja kogu su rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele. Jõe ületamiseks ei antud ühtki juhist. Joosua teadis aga, et Jumal aitab oma rahval toime tulla kõigega, mida ta neil teha käsib. Selles usus hakkas kohkumatu juht kohe edasiminekut organiseerima. Mõned kilomeetrid eemal, jõe läänekaldal, just selle paiga vastas, kus iisraellased olid leeris olnud, asus suur ja tugevasti kindlustatud Jeriko linn. See linn oli tegelikult väravaks kogu maale ning ehmatavaks takistuseks Iisraeli teel. Seepärast saatis Joosua 2 noort meest maakuulajatena Jerikosse, et kindlaks teha linna elanike arv, tagavarad ja kindlustuste tugevus. Hirmust ja umbusaldusest haaratud linna elanikud olid pidevalt valvel
ja seetõttu olid maakuulajad suures ohus. Ometi võttis üks Jeeriku naine, Rahab, nad oma elu kaalule pannes varju alla. Vastutasuks lubasid mehed jätta ta linna vallutamise ajal ellu. Eluga leeri tagasi jõudnud maakuulajad rääkisid: tõesti, Jehova on andnud meie kätte kogu maa. Kõik maaelanikud juba värisevad meie ees. Jeerikus oli neile öeldud: meie oleme kuulnud, kuidas Jehova kuivatas teie eest kõrge merevee, kui te Egiptusest väljusite, ja mida te tegite kahe emorlaste kuningaga teispool Jordanit, Siihoni ja Oogiga, kelle te hävitasite sootumaks. Kui me seda kuulsime, siis läksid meie südamed araks ja kelleski pole enam vastupanu vaimu teie ees, sest Jehova, teie Jumal, on Jumal ülal taevas ja all maa peal. Nüüd kästi valmistuda edasiminekuks. Rahvas pidi varuma 3 päevaks teemoona ning sõjavägi seati lahingu valmis. Kõik olid varmad täitma juhi plaane ja kinnitasid talle usaldust ning toetust. Me teeme kõik, mida sa meid käsid, ja läheme igale poole, kuhu sa meid läkitad. Nagu me kõiges kuulasime Moosest, nõnda tahame kuulata sind. Olgu ainult Jehova, su Jumal, sinuga, nagu ta oli Moosesega. Ja nii suundus rahvas Sittimi akaatsiasaludest alla Jordani kaldale. Kõik teadsid, et jõge ei saanud ületada ilma jumaliku abita. Oli kevad ja sel aasta ajal oli mägedes sulanud lumi tõstnud Jordani veetaseme üle kallaste nii, et jõge oli võimatu ületada tavalistest kolmekohtadest. Jumal sooviski korraldada Iisraeli ülemineku Jordanist imega. Ta käskis Joosual öelda rahvale, et nad end pühitseksid. Nad pidid loobuma kõigist pattudest ja puhastama end igasugusest välisest ebapuhtusest, sest homme teeb Jehova teie keskel imetegusid, ütles Joosua. Seaduse laegast tuli kanda Iisraeli ees. See oli issanda ligioleku tähis ning rahvale öeldi, et kui nad näevad, kuidas preestrid laeka tema asupaigast leeri keskelt jõe poole kannavad, siis tuleb neil liikuma hakata ja laekale järgneda. Joosua andis jõe ületamise kohta täpsed juhtnöörid ning ütles siis: sellest te saate teada, et elav Jumal on teie keskel ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased. Vaata, kogu maailma issanda seaduse laegas läheb teie eel läbi Jordani. Määratud ajal hakatigi edasi liikuma. Preestrid kandsid õlgadel seaduse laegast rahva ees ning rahvas tuli, nagu korraldus oli, umbes kilomeeter maad sellest tagapool. Kõik jälgisid sügava huviga, kuidas preestrid laskusid alla Jordani rannaribale. Rahvas nägi neid koos püha laekaga kõigutamatult tulvava veevoolu poole suunduvat, kuni kandjate jalad astusid vette. Siis äkki peatus Jordani tulvavesi jõe ülemjooksu poolt ning allpool voolev vesi voolas ära, nii et paljastus jõepõhi. Jumala korralduse kohaselt läksid preestrid jõesängi keskele ja seisid seal seni, kuni kogu rahvas oli jõudnud kaldast alla ning sammunud kuiva jõesängi pidi teisele kaldale. Selliselt vajutati Iisraeli meeltesse mõjusalt tõsiasi, et jõud, mis peatas Jordani voolu, oli sama, mis oli avanud 40 aastat tagasi nende isade ees Punase mere. Kui kogu rahvas oli jõe ületanud, kanti ka laegas lääne kaldale. Niipea, kui seaduse laegas oli ohutusse paika jõudnud ning preestrite jalatallad olid lahkunud kuivale, sööstsid peatatud veevood raevuka mühinaga taas oma sängi. Tulevastele põlvkondadele pidi jääma mälestus sellest suurest imeteost. Seepärast valiti igast suguharust mees, kellest igaüks võttis jõepõhjast ühe kivi sealt, kus laegast kandvad preestrid Jordani keskel seisid, ning viis selle lääne kaldale. Need kivid püstitati mälestussambaks Iisraeli esimesse jõe ületamise järgsesse leeripaika. Rahval aga kästi korrata oma lastele ja lastelastele jutustust imelisest abist, et nii nagu Joosua ütles,
kõik maailma rahvad tunneksid Jehova kätt, kui vägev see on, et te igal ajal kardaksite Jehovat, oma Jumalat. See imetegu jättis väga sügava mulje nii heebrealastesse kui nende vaenlastesse. See oli Iisraelile kinnituseks Jumala pidevast ligiolekust ja kaitsest. Tõendiks, et tema tegutseb Joosua kaudu nende heaks samuti, nagu ta oli tegutsenud Moosese kaudu. Rahvas vajas julgustuseks sellist tõendit, kuna nad suundusid nüüd maad vallutama. See tähendab teostama suurt ülesannet, mis oli kõigutanud nende isade usku 40 aastat tagasi. Issand oli öelnud Joosuale enne Jordani ületamist: täna ma hakkan sind suureks tegema kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga, nõnda nagu ma olin Moosesega. Ja tõotus täituski. Sel päeval Jehova tegi Joosua suureks kogu Iisraeli silmis ja nad kartsid teda, nõnda nagu nad olid kartnud Moosest kogu ta eluaja. Jumal ilmutas oma väge Iisraeli kasuks ka selleks, et suurendada ümbritsevate rahvaste hirmu Iisraeli ees ning kergendada seega rahval lõplikku võitu. Kui eemorlaste ja kaananlaste kuningad said kuulda, et Jumal oli peatanud Jordani vood iisraellaste ees, haaras neid hirm. Heebrealased olid juba hukanud 5 miidianlaste kuningat, võimsa eemorlaste kuninga Sihoni ja Baasani kuninga Oogi. Nüüdne tõusuvetes tulvil Jordani ületamine täitis kõik ümbritsevad rahvad õudusega. Kaananlased, kogu Iisrael ja Joosuagi olid saanud kõigutamatud tõendid sellest, et elav Jumal, taeva ja maa kuningas, oli oma rahva keskel ning et tema ei jäta neid hätta ega unusta. Pisut maad Jordanist eemal lõid heebrealased üles oma esimese leeri Kaananis. Siin Joosua lõikas Iisraeli lapsed ümber. Kui Iisraeli lapsed olid leeris Gilgalis, siis nad pidasid paasapüha. Ümberlõikamistalitus oli märk Iisraeli lepingust Jumalaga ja seda ei sooritatud Kaadesi vastuhakust alates, et rahvale meenuks pidevalt lepingu rikkumine. Kuna paasapüha oli nende Egiptusest vabastamise mälestuspüha, siis oli sellegi pidamise ärajätmine tõendiks Issandi meelepahast selle üle, et nad olid soovinud pöörduda tagasi orjusemaale. Nüüd olid need hülgamise aastad möödas. Taas tunnistas Jumal Iisraeli oma rahvaks ning lepingumärk taastati. Nüüd lõigati ümber kõik need, kes olid kõrbes sündinud. Issand kuulutas Joosuale: täna olen ma teie pealt ära veeretanud egiptlaste teotuse. Seepärast sai nende leeripaik nimeks Gilgal, mis tähendab äraveeretamist. Paganlikud rahvad olid pilganud Issandat ja tema rahvast sellepärast, et heebrealased polnud vallutanud Kaananit ootuste kohaselt kohe pärast Egiptusest väljumist. Vaenlased olid võidutsenud selle üle, et Iisrael rändas nii kaua kõrbes ning pilgates olid nad väitnud, et heebrealaste Jumal ei suutnud neid viia tõotatud maale. Nüüd oli Issand väga selgelt ilmutanud oma väge ja poolehoidu. Ta oli avanud oma rahvale tee Jordani ületamiseks ning nende vaenlased ei saanud neid enam pilgata. Kuu 14. päeva õhtul pühitseti Jeeriku lagendikul paasapüha ja paasapühale järgneval päeval nad sõid selle maa viljast hapnemata leiba ja kõrvetatud viljapäid. Sel samal päeval, paasapühale järgneval päeval, kui nad sõid maa viljast, lõppes manna ja Iisraeli lastel ei olnud enam mannat, vaid nad sõid juba Kaanani maa selle aastasest saagist. Pikad kõrberännaku aastad olid möödas. Iisraellaste jalge all oli lõpuks ometi tõotatud maa. 45. peatükk. Jeeriko vallutamine. Heebrealased olid küll Kaananisse jõudnud, kuid polnud seda veel vallutanud ning inimlikult vaadatuna oli maa vallutamine äärmiselt raske ja pikaaegne protsess. Maal elas võimas rahvasugu, kes oli valmis sissetungija tagasi lööma. Hirm ühise ohu ees liitis erinevad hõimud kokku. Neil olid hobused ja rauast sõjavankrid. Nad tundsid maastikku ja olid harjunud sõdima. Pealegi kaitsesid nende maad kindlused, suured ja taevani kindlustatud linnad. 5 Moosese 9.1.
ainult veendumus väljastpoolt tulevast väest võis anda iisraellastele lootust saavutada eesseisvas võitluses edu. Üks maa tugevaimatest kindlustustest, suur ja rikas Jeeriko linn, oli otse nende ees, ainult pisut maad eemal leeripaigast Gilgalis. Linn asus viljaka tasandiku serval, mille troopiline taimestik kasvatas rikkalikku ja mitmekülgset saaki. Jeeriko oli uhke linn, mille paleed ja templid olid luksuse ja pahede pesapaigad. Linna massiivsed müürid esitasid väljakutse Iisraeli jumalale. Jeeriko oli üks ebajumala teenistuse keskustest ning oli pühendatud eriliselt kuujumalanna Astarte teenimisele. Siin viljeldi kaanalaste kõige pahelisemat ja kombel lõdvemat religiooni. Iisraeli rahvas võis vaadata seda paganlikku linna ainult vastikuse ja õudusega, sest neil olid veel värskelt meeles oma Baal Peoris tehtud patu tagajärjed. Joosua pidas Jeeriko vallutamist Kaananimaa alistamise esimeseks sammuks, kuid ennekõike tahtis ta saada kinnitust Jumala juhtivusest. See talle ka anti. Eemaldudes leerist, et mõtiskleda ja palvetada selle pärast, et Iisraeli jumal käiks oma rahva ees, nägi Joosua äkki relvastatud sõdalast. Tegemist oli tugeva ja mõjuvõimsa sõjamehega, paljastatud mõõk käes. Joosua küsimusele, kas sa oled meie või vaenlaste seltsist, vastati, ma olen nüüd tulnud kui Jehova sõjaväe vürst. Sama korraldus, mille sai Mooses Hoorebis. Võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha, ilmutas salapärase võõra tõelise olemuse. Iisraeli juhi ees seisis Kristus, kõige kõrgem. Aupaklikult ja ehmunult heitis Joosua silmile maha ja kuulis kinnitust. Vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed. Seejärel anti talle üksikasjalised juhised linna vallutamiseks. Jumaliku korralduse kohaselt rivistas Joosua Iisraeli väehulgad üles. Linna vastu ei pidanud korraldatama tormijooksu. Iisraellased pidid ainult marssima ümber linna, kandes Jumala laegast ja puhudes pasunaid. Kõige ees sammus sõdurite valikvägi, kes sel korral ei hakanud linna vallutama oma oskuse ja vaprusega, vaid kuuletus Jumalalt saadud juhistele. Neile järgnes 7 preestrit pasunatega. Seejärel tuli jumaliku auhiilgusega ümbritsetud Jumala laegas. Seda kandsid püha ametikohasesse rüüsse riietunud preestrid. Nende järele tuli ülejäänud rahvas suguharude kaupa, igaüks oma lipu all. Niisugune rongkäik sambus ümber hukkumisele määratud linna. Nende sammumüdinale lisaks kuuldus vaid pasunate pühalikku heli, mis kajas vastu mäekülgedelt ning kaikus edasi pikki Jeeriko tänavaid. Teinud ringi ümber linna, pöördusid rahvarivid vaikides oma telkidesse tagasi ja laegas asetati taas oma kohale pühamus. Imestuse ja ärevusega jälgisid linna vahimehed marssijate liikumist ja teatasid kõigest linna võimudele. Nad ei mõistnud sellise teguviisi põhjust. Ent nähes suurt rahvahulka iga päev korra ümber linna marssimas ja preestreid püha laegast kandmas, tekitas sellise vaatepildi salapärasus õudust nii kohalikes preestrites kui ka kogu rahvas. Nad kontrollisid uuesti üle oma tugevad kindlustused ja veendusid, et suudavad edukalt vastu panna võimsaimalegi rünnakule. Paljud ütlesid pilkavalt, et sellise meeleavaldusega ei saa iisraellased neile küll mingit kahju teha, kuid teised jälgisid kartlikult rongkäiku, mis korra päevas ümber linna sammus. Nad meenutasid Punase mere taandumist sama rahva ees ning alles äsja nähtud Jordani veetulva peatumist, et lasta rahvas läbi. Kes teab, milliseid imesid Jumal nende jaoks veel teha võib? 45. peatükk. Jeeriko vallutamine. Teine osa. 6 päeval marssisid Iisraeli väehulgad ühe ringi ümber linna. 7. päeva koidikul rivistas Joosua jälle issanda rahva üles. Nüüd tuli neil linna ümber käia 7 korda ja pasunaid väga valjult puhuda.
sest Jumal oli linna nende kätte andnud. Arvukas rahva hulk asus jälle pühalikult ümber müüride marssima. Varahommikuvaikust lõhestas ainult paljude jalgade rütmilisest astumisest tulev tümin ning aeg-ajalt kõlav pasunaheli. Massiivsed kivimüürid näisid trotsivat igasugust piiramist. Vahimehed müüridel aga vaatasid üha kasvava kõhedusega, kuidas esimesele ringile järgnes kohe teine, siis kolmas, neljas, viies ja kuues. Mida võis küll tähendada selline kummaline liikumine? Millist võimsat sündmust võis see ennustada? Vastust ei tulnud kaua oodata. Kui 7. ring sai tehtud, peatus rongkäik. Pasunad, mis olid vahepeal teatud aja vaikinud, läksid nüüd kuuldavale nii kõrvu lukustava helide tulva, et maagi näis sellest pappuvat. Kivimüürid oma massiivsete tornide ja kindlustustega lõid kõikuma otse kui aluselt ära libisevaina ning langesid suure mürinaga maha. Jeeriku elanikke halvas hirm ja Iisraeli väehulgad marssisid sisse ning vallutasid linna. Iisraellased ei saavutanud võitu oma jõuga. Võit kuulus täielikult Issandale. Maa esimese viljana tuli Jeeriko koos kõige selles olevaga pühendada ohvrina Jumalale. Kõik see pidi Iisraelile õpetama, et nad ei pidanud omapäi võideldes Kaananit vallutama, vaid tegutsema lihtsalt Jumala tahte läbiviijatena. Nad ei pidanud kahmama rikkusi ega taotlema oma au, vaid Issanda, oma kuninga oma. Enne linna vallutamist oli Issand öelnud: linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Jehova auks. Aga teie ise hoiduge küll hävitatavast eemale, et te hävitades ei võtaks siiski ka midagi hävitatavast ja ei viiks Iisraeli leeri vande alla ega tõukaks õnnetusse. Kõik linnas olevad loomad ja linnaelanikud, nii hästi mehed kui naised, nii hästi noored kui vanad, samuti härjad, lambad ja eeslid tuli mõõgaga surmata. Ainult ustav Rahab ja tema kodakondsed säästeti maakuulajate poolt antud tõotuse kohaselt. Linn põletati maha. Leegid neelasid ahnelt selle lossid ja templid ning toretsevad eramud koos nende luksusliku sisustuse, eesriiete ja kangastega. Kõik, mida tules ei saanud hävitada. Hõbe ja kuld, vask ja raudriistad viidi pühamu teenistuse kasutusse. Isegi linna asupaik neeti ära. Jeerikot ei pidanud kunagi enam kindlustusena üles ehitatama. Jumaliku hukkamõistuga ähvardati kõiki, kes julgeksid taastada jumaliku väega maha kistud müürid. Kogu Iisraeli ees kuulutati pühalikult: neetud olgu Jehova ees mees, kes asub üles ehitama sedasinast Jeeriko linna. Oma esmasündinu hinnaga ta rajab selle ja oma noorima hinnaga ta paneb sellele väravad ette. Jeeriko elanike täielik hävitamine oli nende korralduste täitmine, mis olid Moosese vahendusel Kaanani elanike kohta varem antud. Kui sa lööd neid, siis hävita nad sootumaks, 5 Moosese 7.2. Ja nende rahvaste linnades ära jätta elama ühtki hingelist, 5 Moosese 20.16. Paljudele näib, et sellised korraldused on vastuolus armastuse ja halastuse meelsusega, mida piibli teistes osades rõhutatakse, kuid need olid tõepoolest piiritu tarkuse ja headuse korraldused. Jumal kavatses asustada Iisraeli Kaananisse ning arendada välja rahva ja valitsemissüsteemi, mis oleks tema riigi esindajaks maa peal. Iisraellased ei pidanud olema ainult tõelise religiooni pärijad, vaid levitama selle põhimõtteid kogu maailmale. Kaananlased olid vajunud kõige kombelõdvemasse ja laastavamasse paganlusse ning maa tuli vältimatult puhastada kõigest, mis oleks takistanud Jumala armuliste eesmärkide täideviimist. Kaanani elanikele oli antud piisavalt võimalusi meelt parandada. 40 aastat tagasi olid Egiptust tabanud Jumala nuhtlused ning Punase mere lõhestumine Iisraeli ees tunnistanud Iisraeli Jumala ülemvõimust. Nüüdki olid Midiani, Gileadi ja Baasani kuningate purustamine näidanud, et Issand on kõrgem kõigist jumalaist.
Issand oli väljendanud oma iseloomu pühadust ja pahelisuse jälestamist Baal Peoris ilmnenud Iisraeli kõlvatuse karmis karistamises. Kõik need sündmused olid Jeeriko elanikele teada ning paljud olid Rahabi sarnaselt veendunud, ehkki nad keeldusid kuuletumast selles, et Issand, Iisraeli Jumal, on Jumal üleval taevas ja all maa peal. Nii nagu maaelanike elu enne veeuputust, nii oli ka kaananlaste elu üksnes taeva häbistamine ja maa rüvetamine. Armastus ja õiglus nõudsid Jumala vastu mässajate ja inimsuse vaenlaste kiiret hävitamist. Uhke Jeeriko kindlustused olid 40 aastat tagasi täitunud õudusega uskmatud maakuulajad. Ent millise kõrgusega paiskasid taevased väed need müürid maha. Iisraeli vägev Jumal oli ütelnud, ma annan su kätte Jeeriko. Selle sõna vastu oli igasugune inimlik jõud võimetu. Usu läbi langesid Jeeriko müürid. Hebra 11:30. Issanda vägede vürst vestles ainult Joosuaga, ilmutamata ennast tervele kogudusele, ning rahval jäi üle Joosua sõnu uskuda või neis kahelda. Nendele korraldustele, mida ta Issanda nimel andis, kuuletuda või neist keelduda. Rahvas ei näinud inglite hulka, kes nendega Jumala poja juhtimisel kaasas käis. Nad oleksid võinud arutleda nii. Kui arutu on selliselt ringi liikuda ja kui naeruväärne on päevast päeva linnamüüride ümber marssida ja pasunat puhuda. Kõik see ei saa avaldada ju mingit mõju taevasse sirutuvatele kindlustele. Ent Jumal võimaldas iisraellastel sellega, et ta laskis neil sellist tegevust nii kaua enne müüride lõplikku langemist korrata, usku harjutada. See pidi vajutama meeldesse tõsiasja, et nende jõud ei seisnenud inimlikus tarkuses ega väes, vaid ainult nende pääste Jumalas. Nii pidid nad harjuma toetuma täielikult oma jumalikule juhile. Jumal tahab teha suuri asju nende heaks, kes temale loodavad. Põhjus, miks neil, kes end tema rahvaks tunnistavad, ei ole suuremat väge, on see, et nad loodavad nii palju iseenda tarkusele ega anna Issandale võimalust ilmutada nende heaks oma väge. Issand tahab aidata oma ustavaid lapsi igas hädaolukorras, kui nad ainult täielikult teda usaldavad ja ustavalt tema sõna kuulavad. Peagi pärast Jeeriku langemist otsustas Joosua rünnata Ai linnakest, mis asus mägede vahel mõni kilomeeter Jordani orust läänes. Sinna saadetud maakuulajad tõid kaasa teadaande, et linnas oli vähe elanikke ning selle vallutamiseks polnud vaja suurt väehulka. Pärast Jumala poolt antud suurt võitu olid iisraellased hakanud toetuma enesele. Tema oli tõotanud neile Kaananimaa ning nad tundsid end julgeina, unustades, et edu võis saavutada ainult tänu jumalikule abile. Joosuagi tegi Ai vallutamise plaani ilma Jumalat käest nõu küsimata. Iisraellased olid hakanud oma jõuga suurustama ja vaenlasi halvustama. Nad ootasid kerget võitu ning pidasid 3000 meest piisavalt suureks ründesalgaks. Mehed tormasid rünnakule, veendumata, kas Jumal oli nendega. Nad tungisid peaaegu linna väravateni, kuid kohtasid seal kaitsjate otsustavat vastupanu. Vaenlaste paljusus ja täiesti ettevalmistamatult rünnakule tulek tingisid selle, et ründajad põgenesid paanikas järsust nõlvast alla. Kaananlased asusid neid jälitama, ajasid neid taga värava eest ja lõid neid nõlvakul. Ehkki maha lööduid oli ainult 36 meest, masendas kaotus kogu Iisraeli. Siis sulas rahva süda ja muutus veeks. Tegemist oli nende esimese otsese rünnakuga kaananlaste vastu ja kui juba sellise väikese linna kaitsjad nad põgenema sundisid, siis mida oli oodata veel otsustavamatest võitlustest? Joosua pidas lüüasaamist Jumala meelepahamärgiks ja käristas meeleheites ja mures oma riided lõhki ning heitis Jehova laeka ette silmili maha kuni õhtuni. Tema ja Iisraeli vanemad
ja nad panid endile põrmu pea peale. Oh, issand Jehova, hüüdis Joosua, miks lasksid tulla selle sinase rahva üle Jordani, et annad meid eemorlaste kätte hukka saamiseks? Oh, issand, mida peaksin ütlema pärast seda, kui Iisrael on pööranud oma vaenlaste poole selja? Kui kaananlased ja kõik maaelanikud kuulevad sellest, siis nad piiravad meid ümber ja kaotavad meie nime maa pealt. Mida mõtled teha oma suure nime heaks? Issand vastas, tõuse, miks lamad silmili maas? Iisrael on pattu teinud ja on rikkunud ka minu lepingu, mille ma nendega tegin. Nüüd tuli kiirelt ja otsustavalt tegutseda, mitte nutta ja masenduda. Leeris oli varjatud patt ning see tuli paljastada ja kõrvaldada enne, kui issand sai ligineda ja oma rahvast õnnistada. Mina ei ole enam teiega, kui te ei kõrvalda endi keskelt hävitamisele määratud asja. Keegi, kes oli määratud Jumala kohtunuhtlusi täide viima, oli astunud üle tema korraldusest. Üleastuja süü eest vastutas kogu rahvas. Nad olid endile võtnud ka hävitamisele määratust, jah, nad on varastanud ja petnud. Seejärel anti Joosuale juhised kurjategija paljastamiseks ja karistamiseks. Süüdlase jälile saamiseks tuli heita liisku. Patusele ei osutatud otsekohe, vaid asja lahendamisega viivitati pisut, et rahvas tunneks vastutust nende hulgas oleva patu pärast, süveneks südame läbi katsumisse ja allutaks end Jumalale. Varahommikul kogus Joosua rahva suguharude kaupa kokku ning alustas pühalikku ja mõju avaldavat liisu heitmist. Samm-sammult liiguti otsitava suunas. Algul selgitati liisu teel välja suguharu, siis suguvõsa, seejärel perekond ja lõpuks asjaosaline ise. Ja nii osutas Jumala sõrm Aakanile, Karmi pojale Juuda suguharust kui pahategijale Iisraelis. Selleks, et mehe süüs ei jääks mingit kahtlust ning tema karistust ei saaks pidada pisutki ebaõiglaseks, vannutas Joosua pühalikult Aakanit tõde tunnistama. Armetu mees tunnistaski oma süü üles. Ma olen tõesti teinud pattu Jehova, Iisraeli Jumala vastu. Kui ma nägin saagi hulgas üht kaunist siineari kuube, 200 hõbeseeklit ja üht kuldkangi, kaalult 50 seeklit, siis ma himustasin neid ja võtsin need ja vaata, need on kaevatud maasse keset mu telki. Kohe saadeti mehed Aakani telki, öeldud paika maad kaevama. Ja vaata, see oli maetud ta telgis, hõbe kõige all. Siis nad võtsid need telgist ja viisid Joosua juurde ning puistasid Jehova ette. Nüüd kuulutati välja kohtuotsus ja see viidi viivitamatult ka täide. Miks sa tõukasid meid õnnetusse, küsis Joosua. Jehova tõukab nüüd sinund õnnetusse. Kuna rahvast oli peetud vastutavaks Aakani patu eest ning nad olid kannatanud selle tagajärgede tõttu, siis pidid rahva esindajad karistuse täide viima. Kogu Iisrael viskas tema kividega surnuks. Seejärel kuhjati Aakani peale suur kivihunnik meenutuseks patust ja selle karistusest. Seepärast hüütakse seda paika tänapäevani Aakori oruks, mis tähendab pahandus. Ajaraamatus on tema mälestuseks kirjutatud Aakar, Iisraeli pahanduse tegija, 1. Aja 2:7. Aakan eiras oma patuga otsekoheseid ja pühalikke hoiatusi ning Jumala väe võimsaid ilminguid. Hoidke hävitatavast eemale, et te Iisraeli leeri ei viiks vande alla, oli Jumal kuulutanud Iisraelile kohe pärast imeväärset Jordani ületamist, kui Jumala seaduse lepingu tunnustamise märgiks lõigati ümber rahvas ja peeti paasapüha ning ilmus lepingu ingel, issanda sõjaväe vürst. Sellele oli järgnenud Jeeriko vallutamine otse kui näidis hävitusest, mis tabab kord kindlasti kõiki Jumala käsust üleastujaid.
Tõsiasi, et Iisrael oli saanud võidu ainult Jumala abiga ning nad polnud vallutanud Jeerikut oma jõuga, andis pühaliku kaalu korraldusele, mis keelas neil saagist midagi endale võtta. Jumal oli oma sõna väega alistanud selle kindlustatud tugipunkti. Võit kuulus temale ja linn koos kõigega, mis selles oli, tuli pühendada temale. Iisraeli miljonite hulgast oli ainult üks mees julgenud pühaliku võidu ja hävituskohtu hetkel üle astuda Jumala keelust. Aakani ahnuse oli äratanud kaunis Hiineari kuue nägemine, nagu ta seda iseloomustas isegi surmapalge ees. Üks patt viis teiseni ning ta omastas ka issanda varakambrisse andmiseks mõeldud kulda ja hõbedat, röövis Jumalalt Kaanani maa, nii-öelda esmasaaki. Surmav patt, mis viis Aakani hävingusse, oli ahnus, üks kõige tavalisem ja kergemalt võetavam patt. Samal ajal, kui teisi kuritegusid paljastatakse ja karistatakse, mõeldakse harva hukkamõistvalt 10. käsust üleastumisele. Aakani lugu on õppetunniks selle patu suurusest ja kohutavatest tagajärgedest. Ahnus on tasahaaval välja kujunev pahe. Aakan oli hellitanud eneses kasuahnust, kuni see oli kujunenud harjumuseks, mis sidus teda peaaegu võitmatute ahelatega. Selle pahe algastmes oleks tedagi kohutanud mõte, et tema võiks Iisraeli õnnetusse paisata, kuid patt tuimestas südametunnistuse ja kui ta siis kiusatuse ees seisis, ei suutnud ta sellele enam vastu panna. Kas pole nii, et tänapäevalgi tehakse samasuguseid patte väga pühalikest ja selgetest hoiatustest hoolimata? Sama selgesõnaliselt keelatakse meid andumast ahnusele, nagu keelati Aakanit omastamast Jeeriko saaki. Jumal on nimetanud ahnust ebajumala teenistuseks. Meid hoiatatakse, te ei või teenida Jumalat ja mammonat, Mattiuse 6:24. Vaadake ette ja hoiduge ahnuse eest, Luuka 12:15. Ahnus olgu nimetamata teie seas, Efeslastele 5:3. Meile on hoiatuseks Aakani, Juudase, Ananiase ja Safira kohutav saatus. Selle kõige taustaks on Lutsiferi saatus, Koidupoja oma, kes kõrgemat seisundit ahnitsedes kaotas igaveseks taeva aulisuse ja au. Kõigist neist hoiatavatest lugudest hoolimata lokkab ahnus. Ahnuse näotuid tagajärgi võib näha kõikjal. See loob rahulolematust ja lahkmeelt perekondades. See äratab vaeses inimeses kadeduse ja viha rikaste vastu ning paneb rikkaid vaeseid rõhuma. Seda pahet kohtame nii maailmas kui koguduses. Kui sageli võib koguduseski märgata isekust, saamahimu, üksteise ületrumpamist, heategevuse hooletusse jätmist ning Jumala röövimist kümnise ja annetustega. Paljude heade ja aktiivsete koguduse liikmete hulgas on kahjuks palju aakaneid. Paljud tulevad kirikusse upsakalt ja istuvad issanda lauas, samal ajal, kui nende omandi hulgas on varjul ebaseaduslikke asju, seda, mis on Jumala poolt neetud. Kaunis Hiineari kuue eest ohverdavad paljud südametunnistuse puhtuse ja lootuse taevale. Paljud vahetavad oma meelepuhtuse ja kasulikkuse kotitäie hõbeseeklite vastu. Kannatavate vaeste hüüdeist ei hoolita ning evangeeliumi valguse levikut takistatakse. Halbade kommete kaudu antakse kristlusest nii väär pilt, et ilmalikud inimesed hakkavad seda põlastama ja ometi jätkab ahne Jumala tunnistaja rikkuste kokkukuhjamist. Kas inimene tohib Jumalat petta, aga teie petate mind, Miika 3:8, ütleb issand. Aakani patt tõi õnnetuse kogu rahvale. Ühe inimese patu tõttu lasub tänapäevalgi Jumala meelepaha tervel kogudusel seni, kuni üleastumine paljastatakse ja kõrvaldatakse. Mõju, mida kogudus peaks kõige enam kartma, ei tule avalikelt vastastelt, uskmatutelt või pilkajatelt, vaid Kristuse järelkäijatelt,
kes ei ela oma tunnistuse kohaselt. Nemad takistavad Jumalat õnnistamast Iisraeli ning nõrgestavad tema rahvast. Kui kogudus on raskustes, kui ta jahtub ja käib vaimulikult alla nii, et Jumala vaenlastel on võimalus võidutseda, siis pole põhjust ristis käsi haliseda õnnetu olukorra üle, vaid koguduse liikmetel tuleb endalt teadlikult küsida, kas leeris on Aakan. Alandlikult ja südant läbi katsuvas meelsuses peaks igaüks püüdma selgusele saada neis varjatud pattudes, mis takistavad Jumala ligeolekut. Aakan tunnistas end süüdi, kuid alles siis, kuid tunnistusest polnud talle enam kasu. Ta oli näinud Iisraeli lüüa saamist ja masendunud väesalga tagasitulekut Ai linna alt, kuid ta ei astunud siis ette oma pattu tunnistama. Ta oli näinud, kuidas Joosua ja Iisraeli vanemad kummardusid silmili maha sõnul kirjeldamatult sügavas mures. Oleks ta kas või siis oma pattu üles tunnistanud, oleks see osutanud tema tõelisele kahetsusele, kuid ta vaikis. Ta oli kuulnud teadaannet, et toime oli pandud suur kuritegu ning kuulnud selget määratlust ka selle olemusest. Ometi jäi ta suu lukku. Seejärel alustati pühalikku väljaselgitamist. Kuidas ta süda kriipis õudusest siis, kui liisk valis välja tema suguharu, suguvõsa ja viimaks perekonnagi, kuid ikka veel ei tunnistanud ta sõnagi enne, kui Jumala sõrm osutas temale. Alles siis, kui ta ei saanud oma pattu enam varjata, kinnitas ta asja tõepära. Kui sageli tehakse meie päevil sarnaseid ülestunnistusi? On kaks iseasja, kas möönda ilmsiks tulnud tõsiasja või tunnistada patte, millest ei tea keegi teine peale meie enda ja Jumala. Aakan ei oleks ka paljastamise järgselt oma süüd tunnistanud, kuid ta lootis sellega pääseda kuriteo karistusest. Paraku tõendas tema ülestunnistus ainult karistuse õiglust. Ülestunnistuses polnud tõelist patukahetsust, patutunnetust, meelemuutust ega jälestust patu vastu. Selliseid ülestunnistusi esitavad kord patused Jumala kohtujärje ees pärast seda, kui iga inimese käekäik on otsustatud eluks või surmaks. Kõnealused inimesed tunnistavad oma pattu, kuna nad kuulevad, millised tagajärjed patt neile toob. Ülestunnistuse pressib huulile kohutava hukkamõistu tunnetus ja karistuse ootus, kuid sellised tunnistused ei suuda patust päästa. Nii kaua, kui nad suudavad oma üleastumisi kaasinimeste eest varjata, tunnevad paljud end Aakani taoliselt julgena ja veenavad end mõttega, et Jumal ei suhtugi ülekohtusse nii karmilt. Liiga hilja saavad nende patud neid kätte, kohtupäeval, mil neid ei puhastata ohvriga igaveseks. Kui taevased aruanded avatakse, ei kuuluta kohtunik häälekalt inimest patuseks, vaid suunab ülekohtu tegijale läbitungiva, mõjuvõimsa pilgu ning siis meenub inimesele iga tema tegu ja eluseik. Teda ei ole tarvis otsida, nagu Joosua päevil, üles suguharude, suguvõsade ja perekondade hulgast, sest patuse enda huulilt vallandub oma häbi ülestunnistus. Inimeste jaoks saladusse jäänud patud tehakse siis teatavaks tervele maailmale. 46. peatükk. Õnnistused ja needused. Kui kohtuotsus Aakani üle oli täide viidud, kästi Joosual koguda kokku terve sõjavägi ja minna uuesti Ai vastu. Nüüd oli Jumala vägi oma rahvast kaitsmas ning peagi vallutasid nad linna. Siis jäeti sõjategevus mõneks ajaks katki, et kogu Iisrael võiks osa võtta pühalikust Jumala teenistusest. Rahvas ihkas innukalt Kaananisse elama asuda, kuid peredel polnud veel kodu ega maad. Kodu ja maa saamine eeldas kaananlaste maalt minema pühkimist. Nii tähtis, kui see tööga oli, tuli seda edasi lükata veel tähtsama kohustuse tõttu. Enne kui iisraellased võisid pärandiosa kätte saada, tuli neil uuendada ustavusleping Jumalaga.
Moosese viimaste juhtnööride kohaselt tuli suguharud kutsuda 2 korral kokku Seekemisse Eebali ja Geriissimi mägedele, et nad tõotaksid pühalikult Jumala käske pidada. Selle korralduse kohaselt tuli kogu rahval, mitte ainult meestel, vaid ka naistel, väetimatel lastel ja võõrastel, kes nendega kaasas käisid, minna Gilgali leerist läbi vaenlaste maa Seekemi orgu, mis asus peaaegu Kaanani keskosas. Ehkki vaenlased ümbritsesid neid igast küljest, kaitses Jumal neid senikaua, kui nad olid talle ustavad. Nii nagu kord Jaakobi päevil, valdas nüüdki hirm Jumala ees ümberkaudseid linnu, 1. Moosese 35.5, ning heebrealasi ei segatud. Selleks pühalikuks teenistuseks valitud paik oli pühapaik, sest see seostus iisraellaste esiisade ajalooga. Siia püstitas Abraham issandale oma esimese altari Kaanani maal. Siia olid nii Abraham kui Jaakob püstitanud oma telgid. Siit oli Jaakob ostnud põllu, kuhu Iisraeli suguharudel tuli matta Joosepi säilmed. Siin oli ka Jaakobi kaevatud kaev ning tamm, mille alla ta oli matnud oma perekonna ebajumala kujud. Valitud paik oli Palestiina kõige kaunim piirkond ning vääriline olema sellise suure ja mõjusa sündmuse taustaks. Kutsuvalt laius kaljuste mäekülgede vahel kaunis, vulisevatest mägiojadest niisutatud ord, kus lillerikkad rohelised aasad vaheldusid oliivisaludega. Oru vastaskülgedel, kuid teineteisel üsna lähedal, kõrgusid Eebali ja Geriissimi mägi. Nende mägede jalama oli otse kui looduslik kõnepult, nii et ühelt mäelt lausutud sõnad olid kõik selgesti kuulda ka teisele. Mäekülgedel aga oli piisavalt ruumi suuremale kuulajaskonnale. Mooseselt saadud juhiste kohaselt püstitati Eebali mäele suurtest kividest mälestussammas. Nendele eelnevalt lubjaga üle võõpatud kividele kirjutati käsud. Mitte ainult Siinailt Jumala häälega kuulutatud ja kivilaudadele kirjutatud 10 käsku, vaid ka Moosesele antud seadused, mida ta oli kirjutanud käsuõpetuse raamatusse. Selle mälestussamba kõrvale ehitati tahumata kividest altar, millele ohverdati issandale ohvreid. Tähendusrikas oli seegi, et altar püstitati just Eebali mäele, kust kuulutati ka needus. Nimetatud tõdemus rõhutas tõsiasja, et Iisrael oli Jumala käsust üle astudes tõmmanud enda peale tema õiglase viha ning oleks pidanud kohe osa saama ära teenitud karistusest, kui poleks Kristuse lunastustööd, mida kujutas ohvrialtar. 6 suguharu, kõik Lea ja Raaheli järglased, paigutati Geriissimi mäele. Seevastu ümardajaist põlnenud, samuti Ruubeni ja Sebuloni suguharud võtsid kohad sisse Eebali mäel. Preestrid ja laegas jäid nende vahele orgu. Pasunasignaaliga anti rahvale märku vaikseks jääda ning selles sügavas vaikuses luges püha laeka kõrval seisev Joosua tohutule kuulajaskonnale ette õnnistused, mis pidid järgnema Jumala käsule ustavaks jäämisele. Selle peale vastasid kõik Geriissimi mäel asuvad suguharud. Aamen! Edasi luges Joosua ette needused ning Eebali mäel olevad suguharid ütlesid selle peale sama vastuse. Paljud tuhanded kuulutasid nagu üks mees ühel häälel oma nõusolekut. Seejärel loeti ette Jumala käsuõpetus ning kõik Moosese poolt kirja pandud seadused ja kohtuseadused. Jumal ise oli Siinailt kuulutanud oma käsku ning tema käega kirjutatud pühiseadusi hoiti alal seaduse laekas. Nüüd kirjutati neist koopia kõigile lugemiseks. Kõik võisid oma silmaga näha neid lepingutingimusi, mille alusel nad pidid omandama Kaanani maa. Kõik pidid väljendama oma nõusolekut lepingutingimustega ja selle täitmisega seoses olevate õnnistustega ning rikkumisest tulenevate needustega. Lisaks sellele, et käsud kirjutati mälestuskividele, luges Joosua need kogu Iisraeli kuuldes ette. Kuigi ajast, mil Mooses oli oma kõnedes esitanud rahvale kogu käsuõpetuse raamatu,
Polnud möödunud palju nädalaid, luges Joosua käsud veel kord ette. Lugemist kuulsid mitte ainult Iisraeli mehed, vaid ka naised ja väetimad lapsed, sest neilgi oli tähtis tunda ja täita oma kohustusi. Jumal oli Iisraelile oma käskude kohta öelnud, ja pange siis need sinatsed mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel. Õpetage neid oma lastele, et teie ja teie lapsed elaksid sellel maal, mille Jehova vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile, nii kaua kui taevas on maa kohal. 5 Moosese 11, 18-21. Igal 7. aastal tuli lugeda kogu käsuõpetus ette terve Iisraeli kuuldes, nagu Mooses oli käskinud. Igal 7. aastal, vabastusaastal, seatud ajal, lehtmajade pühal, kui kogu Iisrael tuleb, et ilmuda Jehova, su Jumala ette paika, mille ta on valinud, loe seda käsuõpetust kogu Iisraeli ees nende kuuldes. Kogu kokku rahvas, mehed ja naised ja lapsed, ka võõrad, kes on su väravais, et nad kuuleksid ja õpiksid ning kardaksid Jehovat, teie Jumalat, ja teeksid hoolsasti kõigi selle käsuõpetuse sõnade järele, ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid ja õpiksid kartma Jehovat, teie Jumalat, kogu aja, mis te elate maal, kuhu te lähete üle Jordani, et seda pärida. 5 Moosese 31, 10-13. Saatan on alati tegevuses, püüdes moonutada kõike, mida Jumal on öelnud, pimestada meeli ja tuimestada arusaamisvõimet ning mõjustada inimesi patustama. Seepärast esitabki Jumal oma nõudmised nii selgesõnaliselt, et keegi ei peaks eksima. Jumal püüab alati tõmmata inimesi endale lähemale, oma kaitse alla, et saatana julm, petlik tegevus ei saaks nende üle võimutseda. Jumal on alandunud inimestega ise kõnelema ja elulised käsud oma käega üles kirjutama. Need õnnistatud sõnad, millest õhkub elu ja mida valgustab tõde, on antud inimestele täiuslikuks elujuhiseks. Kuna saatan on väga varmas pöörama inimeste tähelepanu ja huvi eemale issanda tõotustelt ja nõudmistelt, on põhjust neid seda hoolsamalt meeles hoida ja südames talletada. Kristlikel õpetajatel tuleks senisest hoolikamalt õpetada rahvast tundma piibli ajaloo sündmusi ja õpetusi ning issanda hoiatusi ja nõudeid. Neid tuleks esitada lihtsas keeles, lastelegi arusaadavaks kohandatuina. Nii evangeeliumitööliste kui lapsevanemate töö peaks olema jälgida, et noored õpiksid tundma piiblit. Vanemad võiksid ja peaksid äratama oma lastes huvi piibli pühadelt lehekülgedelt saadavate mitmesuguste teadmiste vastu. Ent huvi tekkimine eeldab, et vanemad on asjast ise huvitatud, kui nad soovivad, et nende pojad ja tütred tunneksid huvi Jumala sõna vastu. Siis peavad nad huvituma ise. Neil tuleb tunda piibli õpetusi ning kõnelda neist, nagu Jumal Iisraeli käskis, kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. 5 Moosese 11-19. Need, kes soovivad, et nende lapsed armastaksid ja austaksid Jumalat, peavad kõnelema tema headusest, majesteetlikkusest ja väest, nii nagu see ilmneb tema sõnas ja loomistegudes. Piibli iga peatükk ja iga salm on Jumala läkitus inimestele. Me peaksime siduma selle eeskirjad, tähiseks oma käe peale ja laubanaastuks oma silmade vahele. Kui neid loetaks ja järgitaks, juhiksid need Jumala rahvast samuti, nagu Iisrael rändas päeval pilvesamba ja öösel tulesamba juhtimisel. 47. peatükk. Leping gibeonlastega. Seekemis pöördusid iisraellased tagasi leeri Gilgalis. Siia saabus peagi imelik saatkond, kes soovis sõlmida nendega lepingut. Saadikud väitsid, ent tulevad kaugelt maalt
ning seda näis kinnitavat ka nende välimus. Nende riided olid vanad ja kulunud, sandaalid paigatud, toit hallitanud ning viinalähkrid rebenenud ja kokku seotud, otse kui teekonnal kiiruga lapitud. Nad väitsid end pärinevat väljastpoolt Palestiina piire ning seletasid, et olid oma kaugel kodumaal kuulnud imedest, mida Jumal oli oma rahva heaks teinud. Seepärast oli neid saadetud Iisraeliga lepingut sõlmima. Heebreallasi oli eriliselt hoiatatud sõlmimast ühtki liitu Kaanani ebajumala kummardajatega ning seetõttu suhtusid Iisraeli juhid võõramaalaste juttu väga kahtlustavalt. Võib-olla te elate meie keskel, küsisid nad. Saadikud vastasid ainult, me oleme sinu sulased. Ent kui Joosua neilt otse küsis, kes te olete ja kust te tulete, kordasid nad varem öeldut ning lisasid oma sõnade siiruse kinnitamiseks. See on meie leib, me võtsime selle soojalt kodudest teeroaks päeval, mil väljusime, et tulla teie juurde ja vaata, see on nüüd kuivanud ja murenenud. Ja need viinalähkrid, mille me täitsime, olid uued, aga vaata, need on nüüd lõhkenud ja meie riided ja kingad on kulunud väga pikal teel. Esitatus piisas kahtluste hajutamiseks. Heebrealased ei küsinud nõu Jehoovalt ja Joosua tegi nendega rahu ning sõlmis nendega lepingu, et ta jätab nad elama. Ja koguduse ülemad vandusid neile. Nii sõlmiti leping gibeonlastega. 3 päeva pärast selgus tõde. Nad said kuulda, et need olid nende lähedalt ja elasid nende keskel. Teades, et heebrealastele oli võimatu vastu panna, olid gibeonlased kasutanud kavalust, et säilitada elu. Iisraellased olid väga pahased, kuuldes, et neid oli petetud. Rahva pahameel kasvas veelgi, kui nad 3-päevase teekonna järel jõudsid gibeonlaste linnade juurde, mis asusid üsna Palestiina keskosas. Terve kogudus norises ülemate pärast. Ülemad aga keeldusid lepingut murdmast, ehkki see oli sõlmitud pettusega, sest nad olid andnud vande Jehova, Iisraeli Jumala juures. Seetõttu ei löönud Iisraeli lapsed neid maha. Gibeonlased olid tõotanud loobuda ebajumalateenistusest ja hakata teenima Issandat. Seepärast ei kahjustanud nende ellujätmine seda Jumala korraldust, mille põhjal ebajumalaid kummardavad kaanallased tuli hävitada. Seega ei olnud heebrealased oma vandega kohustunud pattu tegema ja ehkki neilt oli vanne välja petetud salakavalusega, ei kõlvanud seda siiski tühistada. Kohustus, milleks keegi oma sõna on andnud, tuleb täita, kui see ei sunni tegema midagi väära. Ükski võidu, kättemaksu või isikliku huvi kaalutlus ei tohi mõjutada vannet või tõotust murdma. Valelikud huuled on Jehova meelest hirmsad. Õpetussõnad 12:22. See, kes tohib minna Jehova mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas, on inimene, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet. Laul 24:3 ja 15:4. Gibeonlased jäeti ellu, kuid määrati pühamu juures teenivateks orjadeks, kes pidid teostama alandavamaid töid. Joosua pani nad puuraiujaiks ja veetoojaiks kogudusele ning Jehova altarile. Gibeonlased nõustusid tänulikult tingimustega, kuna teadsid, et olid käitunud ebaausalt ning olid rõõmsalt valmis tasuma ellujäämise eest sellise hinnaga. Vaata, me oleme sinu käes, ütlesid nad Joosuale. Talita meiega, nagu sinu silmis hea ja õige on teha. Sajandeid olid nende järeltulijad rakenduses pühamuteenistuses. Gibeonlaste territooriumil oli 4 linna. Kuninga asemel valitsesid rahvast vanemad ehk nõukogu liikmed. Nende tähtsaim linn, Gibeon, oli suur linn, nagu mõni kuningalinn, ja kõik selle mehed vaprad. Kuna sellise linna elanikud toetusid elu säilitamiseks nii alandavale vahendile, siis kõneleb nende käitumine ilmekalt hirmust,
mida iisraellased olid äratanud Kaanani rahvastes. Ent gibeonlaste käsi oleks käinud palju paremini, kui nad oleksid olnud iisraellaste suhtes ausad. Nõustedes teenima issandat jäid nad tõepoolest ellu, kuid pidid pettuse pärast langema häbisse ja orjusesse. Kõik, kes loobusid paganlusest ja liitusid Iisraeliga, said Jumala plaani kohaselt osa lepingu õnnistustest. Võõral, kes asub teie juures, olid vähesed erandid välja arvatud, samad soodustused ja eesõigused nagu iisraellastelgi. Issand oli andnud selle kohta korralduse. Kui teie maal su juures asub võõras, siis ärge rõhuge teda. Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päris elanik. Armasta teda nagu iseennast. 3. Mooses 19:33-34. Paasapüha ja ohvrite kohta olid antud juhised. Kogudusel olgu üks seadus nii hästi teile kui võõrale, kes elab teie juures. Nõnda nagu teie, nõnda olgu ka võõras Jehova ees. 4. Moosese 15:15. Gibeonlased oleksid saanud sellisesse seisusesse, kui nad poleks pettust kasutanud. Eks olnud tõepoolest alandav, et selline linn nagu mõni kuningalinn, kelle mehed olid vaprad, pidi andma oma elanikud paljudeks põlvkondadeks, puuraiujaiks ja veetoojaiks. Nad olid petmiseks maskeerinud end kehvuse rüüsse ja see rüü jäeti neile igavese orjuse märgiks. Iga nende tulevane põlvkond pidi sunnitöölisena tunnistama tõsiasja, et Jumal vihkab valelikkust. Gibeonlaste alistumine Iisraelile vihastas Kaanani kuningaid. Nad otsustasid viivitamatult kätte maksta neile, kes olid teinud rahu maale tungiva rahvaga. Adonisedeki, Jeruusalemma kuninga juhtimisel astusid 5 Kaanani kuningat liitu gibeonlaste vastu. Aega viitmata asusid nad teele. Gibeonlased polnud kaitseks valmis ja sellepärast saatsid nad Joosuale Gilgalisse sõna. Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi. Tule ruttu üles meie juurde ja päästa ning aita meid, sest kõik eemorlaste kuningad, kes elavad mägestikus, on kogunenud meie vastu. Oht ähvardas mitte ainult gibeonlasi, vaid ka Iisraeli. Gibeoni linn asus Kesk- ja Lõuna-Palestiinasse viivate teede ristil. Seepärast oli selle enda käes hoidmine tähtis, kui taheti jätkata maa vallutamist. Joosua valmistus kohe Gibeonile appi minema. Ümberpiiratud linna elanikud olid kartnud, et ta keeldub neid nende pettuse pärast aitamast, ent kuna nad olid alistunud Iisraelile ja nõustunud teenima Jumalat, pidas Joosua nende kaitsmist oma kohuseks. Seekord ei läinud ta teele issandalt nõu küsimata ning issand julgustas teda minema. Ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte. Ükski neist ei suuda seista sinu ees. Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed ühes temaga ja kõik vaprad võitlejad. Olles marssinud kogu öö, jõudis ta oma väehulgaga hommikul Gibeoni alla. Vaevalt olid liidu sõlminud vürstid oma armee linna piiramiseks koondanud, kui Joosua neid juba ründas. Rünnak tekitas liitlaste hulgas täieliku peataoleku. Nende tohutu vägi põgenes Joosua eest Beet-Horoni mäekurusse. Kuru ületanud tormasid nad järsust vastasnõlvast alla. Nõlvakul tabas neid metsik rahetorm. Jehova heitis taevast nende peale suuri kive. Neid, kes surid rahekividest, oli rohkem kui neid, keda Iisraeli lapsed tapsid mõõgaga. Eemorlased jätkasid uisapäisa põgenemist, püüdes varjule jõuda oma mäestiku kantsidesse. Joosua vaatas nende põgenemist ülevalt mäeharjalt ja nägi, et päev jääb nende tagaajamiseks ja lõplikuks hävitamiseks lühikeseks. Ent kui vaenlasi täielikult puruks ei lööda, siis ühinevad nad peagi taas võitluseks. Siis rääkis Joosua Jehovaga sel päeval ja ütles Iisraeli nähes: päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu, aial on joorus.
ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele. Päike seisis keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva. Enne kui saabus õhtu, oli Jumala tõotus Joosuale täitunud. Issand oli andnud kogu vaenlase väe tema kätte. Selle päeva sündmused sööbisid kauaks Iisraeli mällu. Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Jehova oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Päike, kuu jäävad oma valitsuspaika. Nad lähevad sinna su valguse noolte, su välkuvate piikide sära tõttu. Sajatades sa sammud maal, vihas peksad rahvaid nagu reht. Sa lähed aitama oma rahvast. Habakuki 3:11-13. Selle palve sisendas Joosuale Jumala vaim, et anda Iisraelile veel üks tõend Jumala väest. Seepärast ei olnud Joosua palve jultumus. Ta oli saanud Jumalalt tõotuse Iisraeli vaenlaste kindlast purustamisest. Ometi püüdis ta tegutseda tarmukalt, nagu sõltuks edu ainult Iisraeli vägedest. Ta tegi kõik, mida inimlikult teha sai ja palus siis usus jumalikku tuge. Edusaladus ongi jumaliku väe ja inimliku jõupingutuse ühenduses. Parimate tulemusteni jõuavad need, kes kõige enam toetuvad kõik väelise käsivarrele. Nii oli ka mees, kes ütles, päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu, Aialoni orus, tundide kaupa silmili maas palvetamas Gilgali leeris. Palvemehed on tugevad mehed. See võimas ime tunnistab, et looja valitseb loodut. Saatan püüab inimeste eest varjata Jumala osalemist füüsilise maailma kulgemises. Peita silme eest sellele ta aluse pani ja väsimatu tegutsemise. Ime, millest jutt, sulgeb kõigi suud, kes loodust ülistades lükkavad kõrvale Jumala. Jumalal on kasutada oma loodusjõud, millega ta purustab vaenlase. Tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb tema sõna järgi, laul 148:8. Kui paganatest eemorlased võtsid nõuks vastu seista Jumala plaanidele, astus tema vahele ning heitis nende peale taevast suuri rahekive. Piibel kõneleb meile selle maailma ajaloo lõpuperioodil toimuvast veel suuremast lahingust, mil Jehova avab oma relvakambri ja toob välja oma sajatuse relvad. Jeremeia 50:25. Issand küsib meilt, kas sa oled käinud lumeaitade juures ja näinud raheaitu, mida ma olen hoidnud hädaaja tarvis, sõja ja võitluse päevaks? Hiobi 38:22-23. Ilmutusraamatus kirjeldab Johannes hävitust, mis leiab aset siis, kui suur hääl taeva templis teatab, see on sündinud. Ta ütleb, ja suuri raheteri, talendiraskusi tuli taevast maha inimeste peale. Ilmutuse 16, 17 ja 21.